on päevi möödunud ja öid. Aeg püüab lahutada meid. See tee on käidud, ees on sein. Ja seda vältida ei suudagi me, ei. Ma tean, et lahkuda ma võin, kuid ikka lõpuks kartma lõin. Kui lootus kaob, siis on see kõik. Kui me alla anda veel ei või. Ja ma tean, et siia jääma nüüd ma pean. Vaid sinu jaoks ju kõik ma kordan ütle sean. Kord tuleb päev ja sa näed, sa vabast teha. Kui nii lõputu see näib, kui kell vastupidi käib. Kui lõpuks saanud päevast öö, ja maailm seisma kell ei löö, siis meil on aega vaid üksteise jaoks. Ning aina loodan, et see hetk ei kaoks. Ja ma tean, et siia jääma nüüd ma pean. Vaid sinu jaoks ju kõik ma kordan ütle sean. Kord tuleb päev ja siis sa näed, sa vabast teha. Kui nii lõputu see näib, kui kell vastupidi käib. Ma tean, et siia jääma nüüd ma pean. Vaid sinu jaoks ju kõik ma kordan nüüd ka saan. Kord tuleb päev ja siis sa näed, sa vabast teha. Kui nii lõputu see näib, kui kell vastupidi käib. Ja ma tean, et siia jääma nüüd ma pean. Kord tuleb päev ja siis sa näed, sa vabast teha. Kui nii lõputu see näib, kui kell vastupidi käib. Kui kell vastupidi käib. No nii, laulja meil siin samas stuudios. Tegelikult väga meeldib, et noored inimesed mitte ei tegele ainult mitte mingis, ma nüüd ei taha kuidagi alahinnata seda artistlikkust ega kõike seda, aga sa oled kõige muu kõrvalt lõpetanud ära kooli. Mis kooli? Isegi ülikooli olen ära lõpetanud peale gümnaasiumi ja põhikooli. Aga selle ülikooli nimi on Tallinna Tehnikaülikool ja ma lõpetasin telekommunikatsiooni eriala. Kunagi mainisime täna siin saates korraks vaid B.B. Kingi ja ma küsisin ta käest ka, et muusikuna ja kõige muu nad väga paljust on ju ilma pidanud jääma. Ta ütles ka, et kõik läksid kinno, mina kodus tin-tin-tin. Vaatasin, kõik läksid tütarlastega jalutama. Tin-tin-tin, mina tegin kodus niimoodi. Millest sa loobuma oled pidanud? Ma arvan, et see umbes sama nagu, et nüüd viimane eksamisessioon näiteks oli niimoodi, et kõik sõbrad, paljud sõbrad õpivad mul välismaal ja nad tulevad nagu näiteks juba mais tagasi poole mai pealt ja just mul hakkab just siis eksamisessioon ja siis nemad teevad tin-tin-tin või tähendab mitte ei tee tin-tin-tin, vaid käivad kuskil väljas kinos või kus iganes ja mina siis õpin ja tuubin kodus või siis kirjutan muusikat. No nii, ja edasi mis saab? No hetkel ma võtan suve vabaks, siis ma loodaks, et ma saan juulis nüüd muusikat kirjutada ja rahulikult esineda ja elada natuke rohkem enda jaoks. Ja sügisest ma loodan minna magistrisse edasi. Et ikka kooli? Jah, ikka.
no aga kas on mõtet, sa oled juba esiteks, sa oled kuulus, sul on austajate ring, sul on fännklaavid kindlasti olemas, sa oled juba niisugusest, noh, meie kodumaises vähemalt niisugusest, noh, esimese suurusjärgu staaride hulgas. No mis kooli veel, no mille jaoks see veel vajalik? No sai tehtud ju see esimene nii-öelda kõrge aste, et miks mitte siis lõpule viia see asi juba. Ega see tuleb tõtt tunnistada, ega see on üldiselt suhteliselt haruldane. Väga paljud selle kooliga oma niisuguse staarikarjääri kõrvalt ei tegele. See on üldse naljakas tegelikult nagu, et kuidas, ma ei tea, ma ei nimetaks Eesti inimesi või nagu Eestis elavad nii-öelda kuulsad inimesi staarideks. Minu arust on natuke üle paisutatud, et see on naljakas. See on minu arust tobe. Aga kuulsad inimesed võib-olla tõesti, jah. Aga ma sain korraliku nagu gümnahariduse ja ma mõtlesin, et ma tahaks nagu laulmise kõrvalt veel kuidagi teistpidi ka ennast arendada peale selle, et ma laulaks iga nädalavahetus kuskil igal pool. Et pigem nagu mulle meeldib, et ma olen valin nagu 2 suunda või siis selle nii-öelda tagavara suuna enda ellu. No aga sa vaatamad sellele suvel ikka nii nimetatud keikad ikka on kuskil praegu ka? No keikased ikka on, jah. Kas sa teed mingeid valikuid või lähed kuhu kutsutakse? No ikka teen valikuid, ikka. Just kevad oli tegelikult eriti hull, et mul oli just see kooli lõpp ja siis meil oli Luisa värgiga tuur ka, et siis oli täitsa nagu kiireks läks see asi vahepeal. Kuidas teil läks üldse? Või saate omavahel kenasti läbi? Ja... ei, me ei saa üldse üksteisega läbi, et terve tuur oli lihtsalt räige piin. Ei, tegelikult me saame väga-väga hästi läbi. Ja mul on tore, et just selliste kontserdite või koostööde käigus avastad nagu väga lahedaid inimesed, kellega sa pole varem nagu tööd koos teinud ja siis avastad, et nad on ka iseloomult väga lahedad. Ja see on tore, noh. Kas mingi, noh, selge see, et sügisel lähed uuesti kooli, soovitan, mine kindlasti. aga noh, ja no muusikukarjääri jätkad sa ilmselt ka päris kindlasti, loodetavasti. Ja, kindlasti. Mingised plaane on ka? Hetke plaan on, ma räägin, ma kirjutan muusikat, hästi palju uut materjali ja siis avaldan selle varsti. Ma ei tahaks oma uudishimuliku nina sinna asjadesse torkida, aga siiski, no mis laadis see on? Mis laadis? Jah. Mida sa kirjutad? Mis laadis see on? No, kui ma alustasin kirjutamisega, siis ma ei olnud väga kõva nagu sõnameister. Ja ma tavaliselt kirjutasin neid muusikat, aga hetkel ma olen läinud seda teed pidi, et ma alustan sõnadest ja kuidagi kirjutan sõnade peale muusika, siis tuleb see emotsioon või nii-öelda muusikaline emotsioon kattub nagu sõnade emotsiooniga ja see on nagu palju parem variant ja ma ei oska sulle öelda, mis laadis see on. No on sul keegi mõttes, kui sa kirjutad kellelegi näiteks või? Eks oleneb sõnadest, jah, kui need sõnad on pühendatud kellelegi, kelle peale ma mõtlen, siis jah, mul on keegi peas, kelle peale ma mõtlen ja kellele see muusika läheb. Aga laad on just täpselt selline, millisena seda sünnib, et ma ei piiritle ennast kuidagi mingitesse raamidesse, et ma üritan võtta võimalikult laialt ja niimoodi, kuidas tuleb. Sul on oma mingid stammmuusikud ka, kellega sa koos teed või kes sul muusikat teevad või see on suhteliselt juhuslik? No enamasti mul on tegelikult sõber, kellega ma kogu aeg nii-öelda keikatan, akustilise kontserti teen, aga kui me teeme bändiga, siis tavaliselt ma kutsun nii-öelda muusikat kokku kuidagi. Vot, aga kahjuks mu sõber läks praegu sõjaväkke või kaitseväkke, nii et nüüd ma pean jälle otsima endale asendusi kogu aeg. Selge, et tegelikult on niimoodi, et kui inimesed teevad, mida nad ise tahavad teha ja teevad seda südamega, siis tuleb tavaliselt ikka hästi välja. Edu sulle, Artjom, ja me läheme siit edasi Salo tsentrisse. Aitäh!